Tere, armsad loomasõbrad! Tere tulemast nähtamatute loomade, sigade, sabade, lõikamise, lõpetamise, juhendi, tutvustusüritusele. Mina olen Kristiina Mering, nähtamatute loomade asutaja ja tegevjuht ja tervitan teid kõiki kogu organisatsiooni ja kõikide esinejate poolt siis tänasel üritusel. Loodame pakkuda põnevat sisu, hästi kasulikku materjali, selle nimel, et meie ühine eesmärk, et sigade heaolu oleks tagatud, saaks kindlasti edukalt ellu viidud. Kuidas tänane üritus täpsemalt välja nägema hakkab? Esmalt tutvustab nähtamatute loomade kampaaniajuht Merit Valge, siis värskelt valminud juhendit, mida meil on suur rõõm siis täna tutvustada. Pärast seda tutvustan mina põgusalt nähtamatute loomade sigade heaolu kampaaniat, räägin, milles tegevused seisnevad. Sellele järgneb maaeluminister Urmas Kruuse sõnavõtt, pärast mida tuleb Põllumajandus- ja Toiduameti peaspetsialist Helen Brommik ning edasi sealt Eesti Maaülikooli seakasvatuse teadur Ragnar Lemming. Ürituse lõpetab Viini loodusvarade ja maateaduste ülikooli sigade heaolu doktorant Kristina Kull, kes siis tuleb otse ülekandes otse Viinist. Ja siis võtame ürituse kokku ja loodame, et selleks hetkeks olete saanud palju põnevat ja hästi kasulikku kõrva taha panna. Praktilise poole pealt. Meil on täna selline hästi tihe ajakava, enamus on välkeettekanded, mis on umbes 10-15 minutit pikad, mis tähendab seda, et me väga loodame, et jõuame ka publiku küsimusi küsida, aga kui ei jõua, siis vastame hiljem küsimustele kas siis YouTube'i või Facebooki otseülekande lingi all. Seega on mul sulle üks palve. Ole hea, kui sul tekib esinejale küsimus, palun kirjuta, kellele sa selle küsimuse adresseerid. Näiteks, kui maaeluminister Urmas Kruuse esineb, siis ole hea, kirjutagi küsimus Urmas Kruusele. Siis teame hiljem, et just temalt paluda vastust sinu olulisele küsimusele. Muus osas praktilise külje pealt siis veel, et vastvalminud juhend on kättesaadav siis ka veebiteel nähtamatute loomade kodulehel ja kohe, kui Merit Valge hakkab seda juhendit täpsemalt tutvustama, siis saab sellest kõigest juba täpsemalt rohkem aimdust. Kuidas see on? Nähtamatute loomade poolt me hästi loodame, et tänane üritus on veel meie ulatatud abikäsi, toetusjõud Eesti seakasvatajatele, et üheskoos loomade heaolu suurendamisega tegeleda ja et me omalt poolt saaks siis olla nõu ja jõuga toeks, et nende ägedate ja tarkade loomade heaolu Eestis üha paraneks. Nii et pöidlad pihus, et üritus kannab seda olulist eesmärki. Ja nüüd ma hea meelega kutsukski siia nähtamatute loomade kampaaniajuhi Merit Valge, kes tutvustab vast valminud juhendit. Merit. Aitäh, Kristiina. Tere ka minu poolt. Mina olen siis Merit Valge, nähtamatute loomade kampaaniajuht. Ja minu ülesanne siis täna on tutvustada seda juhendit, millest kogu üritus tegelikult räägibki. Juhend on valminud koostöös nähtamatute loomade ja Põllumajandus- ja Toiduametiga ja on kokku pandud Euroopa Komisjoni materjalide järgi ning on nüüd saadaval eesti keeles ja kõikidele saab ta kättesaadavaks. Miks see juhend just osutus valituks selliseks materjaliks, mida me otsustasime esimesena eesti keeles kättesaadavaks muuta, ongi see, et juhend on hästi praktiline ja hästi lihtne. Siin ei ole nenditud lihtsalt, et on palju probleeme, mis sabade närimist põhjustavad, vaid kõikidele probleemidele on pakutud hästi praktilised lahendused, mida siis iga farmer saab kohe oma farmis hakata kasutama. Kokku on kogutud parimad kaasaegsed teadmised nii teadlastelt kui praktikultelt, ehk siis seakasvatajatelt, kes kasvatavad ka suurfarmides enda sigu niimoodi, et sabade lõikamiseks vajadust ei ole. Ja hästi oluline ka punktina välja tuua, et kõik pakutud lahendused on lõppkokkuvõttes farmeritele majanduslikult kasulikud.
siis jõuamegi siia, et miks loobuda sigade sabade lõikamisest. Et kui siin selle juhendi järgi kõikides valdkondades hoida asju kontrolli all, siis see toob kaasa selle, et sigadel on parem tervis, väheneb antibiootikumide kasutamise vajadus, suureneb toodangu kvaliteet kasvab, loomulikult kasvab seakasvatajate maine, kes suudavad toota sealiha niimoodi, et neil ei ole vajadust sigade sabade lõikamiseks ning suureneb loomade heaolu loomulikult. Ja hästi oluline asi, mida meeles pidada, ongi see, et sigade sabade närimine on ebasobiv käitumine, mis on ebaloomulik ja see tuleneb sellest, et sigadel on ebasobivad tingimused, mida on siis õnneks võimalik muuta. Alustame siis, kuidas alustada enda farmis sellega, et liikuda eemale sabade lõikamisest. Kõige olulisem loomulikult tunda ja jälgida oma farmi ja oma sigu. Erinevates farmides on erinevad kitsaskohad ja neid saab lahendada siis kõige efektiivsemalt loomulikult farmi juht. Alguses tuleb luua eksperimentgrupid, ehk siis ei ole mõeldav, et sigadel jäetakse lihtsalt sabad lõikamata ja loodetakse parimat tulemust, vaid tuleb sigade heaolu sellisel määral parandada, et ollakse valmis alustama eksperimentidega ja sulus, kus jäetakse siis sabad lõikamata, peab jälgima seda, et kuidas neid tingimusi niimoodi sigade jaoks luua, et sabade närimist ei tekiks. Ja tegeleda tuleb alati probleemi algpõhjusega, sellepärast et probleemi hilisem lahendamine on alati keerulisem kui selle ennetamine. Selles juhendis on välja toodud 6 erinevat valdkonda, mida jälgida ja hästi täpsed nõuanded selle kohta, et kuidas neid valdkondasid jälgida ja mida teha. Aja kokkuhoiu mõttes peatun ma nendest 3 valdkonnal siin juhendi tutvustumisel lähemalt, kuigi juhendis on siis kõikide 6 valdkonna kohta toodud täpsed soovitused, et kuidas jälgida, mida jälgida ja mida teha. Mina räägin põgusalt 3 valdkonnast. Tegelusmaterjalist, konkurents sigade vahel ja siis sulu ülesehitusest ja puhtusest. Tegelusmaterjal sigade jaoks, nagu me teame, on sead hästi uudishimulikud, ülimalt targad loomad ning nende jaoks on oluline, et neil oleks tegevust. Nad kulutavad väga suure osa oma ajast naturaalsetes tingimustes uurimiskäitumise peale ja kui neil sulus võimalust mitte millegagi tegeleda ei ole, siis tekib kergesti stress ja üheks stressiväljenduseks on siis sabade närimine. Milline hea tegelusmaterjal on? Sigadele meeldib, kui nad saavad tegelusmaterjali asukohta muuta, kui nad saavad seda struktuuri muuta, välimust, see on näritav, söödav või tuhnitav. Et see on nende jaoks kõige loomulikum ja parem tegelusmaterjal. Ja samas ainult tegelusmaterjali lisamisest alati ei piisa, vaid hästi oluline on see, et farmer jälgib oma sigu ja näeb, et sead on reaalselt tegelusmaterjaliga hõivatud. Et kui see seisab sulus, aga seda ei kasutata, siis sellest ei ole kasu ja kui seda ei ole ka piisavalt, et sead lähevad selle pärast kaklema, siis samuti see probleemi ei lahenda. Ja hästi oluline on tegelusmaterjali vahetamine, uuendamine ning puhtana hoidmine. Nagu me teame, siis sigadele ei meeldi määrdunud esemetega mängida. Nad on ülinalt uudishimulikud, samal ajal kui pidevalt on see üks ja sama tegelusmaterjal, mida ei uuendata ega ei vahendata, siis mingil hetkel see ennast ka ammendab. Ja üldiselt neid kette nii väga sigadele ei soovitata panna, sest need ei ole nende jaoks näiteks nii põnevad, kui võiks olla köis, mis ammendab ennast aeglasemini. Mõned näited veel tegelusmaterjalidest, et tegelusmaterjal saab siis sulus olla kas riputatud või põrandal üldjuhul. Looduslikud materjalid sobivad väga hästi näiteks turvas, kompost, liiv, saepuru, puulaastud, oksad, põhk. Samal ajal ka inimtegevusest ülejäänud esemed, näiteks paber, ajalehed, köis, aga miks ka mitte autorehvid, kastmisvoolikutükid, kivid, bensiinikanistrid, vanad saapad, kummikud, pallid, laste mänguasjad,
kui muidugi ka ekstra sigadele välja töötatud mänguasjad. Et sigade jaoks on oluline uudsus ja see, et neil oleks mida vaadata. Ja tegelusmaterjali kohta on siin selles juhendis ka hästi kasulik ja praktiline valem, kuidas siis seakasvataja saab enda sigu jälgida ja vaadata, et kas see tegelusmaterjal, mis neile antud on nende jaoks piisav. Et siin ongi jälgimise põhjal siis saab välja arvutada selle, et kas hetkel on vajadus tegelusmaterjaliga seoses midagi muuta või on sellega kõik hästi. Teise teemana räägiks konkurentsist, mis tekib sigade vahel sulus. Konkurents tekib sööda, ruumi ja vee pärast ja muidugi ka tegelusmaterjalide pärast, põhimõtteliselt kõik ressursid ja konkurentsi on väga raske lahendada, eriti siis, kui sigadel ei ole sulus piisavalt ruumi, sest sigade jaoks on hästi oluline see, et nad saaksid kehakeeles teineteisega suhelda ja märku anda sellest, et neil on ebamugavustunne või ja et kui nad seda ei saa teha, siis palju kergemini tekivad kaklused. Ohumärgid, et konkurents on sulus liiga kõrge, on näiteks haavandid kehal, keha eesosas või tagaosas, sigadevahelised kaklused, järjekord söötmisel ja ebaühtlane ruumikasutus. Hästi oluline ongi see, et kõik sead mahuksid korraga sööma, lamama ja ka aktiivsel alal kõik koos olema. Siis siin on välja toodud ka selline soovitus küna pikkuse jaoks, et põrsa kohta võiks olla vähemalt 17 centimeetrit ühe põrsa kohta siis küna pikkust ja nuumsia kohta vähemalt 22 centimeetrit, et ei tekiks söögikonkurentsi. Ja jooturi kohta on öeldud, et 12 sea kohta võiks siis olla üks jootur, et mitte rohkemate sigade kohta. Ja sulust loomulikult eemaldada liiga suured ja liiga väiksed sead, et oleks võimalik panna eraldi sulgudesse need loomad, kellega on probleeme. Ja kolmanda teemana siis sulu, ülesehitus ja puhtus. Nagu kõik teame, sead on ülimalt puhtad loomad. Nad armastavad ise hoida puhtust ja nad ei soovi seal, kus nad enda väljaheidete alal näiteks magada või süüa, et nende jaoks on hästi oluline, et oleks võimalus hoida aktiivne ala, puhkeala, söömisala ja väljaheidete ala eraldi. Ja kui sead on räpased, kui sulg läheb väga kiiresti räpaseks ja kui sigadel on terviseprobleemid, siis viitab see sellele, et sulus on ebasobivad tingimused ja sead ei saa seetõttu puhtust hoida. Samas, kui sigade puhkeala on kuiv ja puhas, siis on farm selles osas õigel teel. Ja teinekord, kui peab sulgu väga palju puhastama ja ta läheb väga kiiresti räpaseks, siis võibki olla probleem selles, et ülesehitus ei lase sigadel puhtust hoida ja mõnikord on ka optimaalsem tegeleda hoopis sulu ülesehitusega kui siis selle väga tiheda puhastamisega. Ja lühikese kokkuvõtte tegin juhendist, aga soovitan kõigil see hoolega läbi vaadata, sest seal on väga palju hästi praktilisi ja hästi lihtsaid soovitusi, kust kinni hakata nii nendel kolmel teemal, mida mina mainisin, kui ka teistel teemadel. Ja juhend on kõigile kättesaadav, selle saab laadida alla meie kodulehelt bit.ly/sabadega sead või siis pakume ka sellist võimalust, et oleme välja printinud suuremas koguses juhendeid, et iga farm saaks tellida endale postiga, lausa postkasti selle, et saatke meile julgesti kiri, kuhu te soovite ja kui palju juhendeid me teile saadame ja paneme need suurima hea meelega teele. Ja aitäh praegu minu poolt, kutsun Kristiina siia, kes räägib üldisemalt sigade heaolu kampaaniast. Suur tänu, Merit, selle juhendi tutvustamisest, mis siis värskelt valminud on.
nagu mainitud, mina siis olen Kristiina Mering ja räägin natuke siis täpsemalt nähtamatute loomade sigade heaolu kampaaniast. Ehk siis just selle poole pealt, et kuidas me siis plaanime olla toeks seakasvatajatele ja teistele sektori esindajatele, et üheskoos sigade heaolu suurendada. Alguses ma paari sõnaga räägin meie organisatsioonist, et nähtamatute loomade eesmärgiks ongi loomade heaolu parandamine tööstuslikus loomakasvatuses. Ja see tähendabki seda, et me tegeleme just kõige intensiivsemate praktikate kohta teadlikkuse kasvatamisega ja koostööga ametiasutuste ja loomakasvatussektoriga, et neid vähendada ja asendada. Meil on 4 põhikampaaniat, esimeseks neist ongi sigade heaolu, teiseks on kanade heaolu, et kanad ei peaks elama kitsastes traatpuurides munatootmises, vaid Eestis suureneks just vabapidamissüsteemidest pärinevate munade osakaal, näiteks õrrekanade, vabalt peetavate kanade või mahe põllumajandusliku munatootmise näol. Tegeleme ka üldise tööstusfarmide teadlikkuse kasvatamisega ja just selle väikefarmide ja kõrgema heaoluga loomakasvatusüksuste soodustamisega ja sellega, et tarbijatel oleks võimalik valida kõrge heaoluga loomsed tooted. Ning meie viimane kampaania on Taimne teisipäev, kus teeme Tervise Arengu Instituudiga palju koostööd, mis siis kutsub üles toidupüramiidi järgi toituma ja mitte liigselt lihatooteid tarbima. Nii et need on meie tegevusvaldkonnad. Nähtamatud loomad ei ole veganorganisatsioon. Me ei kutsu üles loomsetest toodetest täielikult loobuma, küll aga kutsume me üles neid riiklike toitumissoovituste kohaselt tarbima, mis siis lihatööstuse näitel, riiklikud toitumissoovitused toovadki välja, et päevane soovituslik lihakogus on umbes 1-2 tikutopsi suurune, ja meie eesmärgiks siis ongi see, et inimesed tarbiks minimaalselt lihatooteid ja need pärineks kõrge loomade heaoluga tootmisüksustest. Nii et arvestades Eesti loomakasvatust kindlasti tööd on palju, et olukord paraneks, aga meile, pakub palju motivatsiooni see väljakutse ja kindlasti saame koos palju ära teha, et loomade heaolu paraneks. Ja oleme pälvinud nii aasta vabaühenduse kui ka aasta vabatahtlike ja kaasaja tiitlid, Keskkonnaministeeriumilt saanud aasta keskkonnateo ja keskkonnakäpa tunnustused ja neid vist 6 aasta jooksul on kogunenud veelgi, mille üle oleme hästi tänulikud. Meie sigade heaolu kampaaniast rääkides, et eesmärgiks ongi sigade heaolu parandamine, et kaoks vajadus sabade lõikamise järgi. Ja meie jaoks on hästi oluline mõista seatööstuse hetkeolukorda, et võimalikult kasulikult jagada infot ja suunata arenguid kõrgema loomade heaolu suunas. Mis tähendab seda, et ei aita, kui me lihtsalt tuleme välja nõudmisega, et lõpetage sabade lõikamine päeva pealt. Esiteks ei ole kindlasti midagi, mida me tahame, sest et selle tagajärjel, kui ei muutu tootmissüsteemis teatud heaolu tingimused, rohkem järelevalvet, rohkem tegelusmaterjale, mis kõik veel, siis kui lihtsalt päeva pealt lõpetada sabade lõikamine, siis ükski loom sellest ei võida midagi, Vaid see toimib ainult juhul, kui see on kompleksne muutus, Seetõttu me samamoodi suhtleme nii seakasvatajate ametkondadega, erialaorganisatsioonidega, just selle jaoks, et mõista, mis on praegu see asi, mis on puudu, mis on see barjäär, mis takistab, et me saaks liikuda kiiremini sabade lõikamise lõpetamise poole. Ja me teame just, et parimad tulemused loomade heaoluks sünnivad koostöös seakasvatussektoriga, Kuidas ma ütlen niisuguse lause, et meid ei pea kartma, on ju. Me oleme toredad inimesed ja me kõik hoolime loomadest, Nii et kuidas see on, et täiesti vabalt võib olla, et meile võibki saata praktilist infot, et puudu on Eestis sellest teadmisest, sellest praktilisest kogemusest, mis kõik veel. Sest et kui ma nüüd räägin veel kampaania tegevustest, siis meil on ka plaanis koolitus koos nii kohalike kui välismaiste ekspertidega, kus me räägimegi seakasvatussüsteemist, kus sabu ei lõigata ja heaolu on tagatud. See ei ole mingisugune kauge unistus, mingisugune utoopia, vaid meil on riigid, meil on suured farmid, kus sabu ei lõigata ja eesmärk ongi siis, et see sama kõrgema heaoluga tootmine muutuks ka Eestis üha levinumaks.
ja nagu Merit eelmises ettekandes mainis, mis on meie ettepanek, meie palve? Alustame eksperimentidega, alustame katsetega, et teatud sulgudesse paneme põrsad, kelle sabad ei ole lõigatud. Muudame seal sulus teatud pidamistingimusi, eks ju. Vähem loomi, rohkem tegelusmaterjali, rohkem järelevalvet nende loomade üle. Tulebki jälgida, kuidas asjad lähevad. Kui seal tekibki keegi, kes on agressor, muidugi nagu ka tavapäraselt tema eraldada. Jälgida, et oleks laias laastus sama suured loomad sulus, nagu süsteemi olemuslik osagi on. Ja läbi tegelusmaterjalide pideva vahetamise ja katse saame me kindlasti hästi targad õppetunnid, mida saame vaikselt hakata rakendama ka suuremal skaalal, eks ju. Ma tean, et neid katseid on Eestis ka juba tehtud, pigem aga kahjuks vähe ja mida ma olen kuulnud seniste eksperimentide kohta, et tihti ei ole seal palju muudetud, et lihtsalt ongi võib-olla lõikamata sabadega põrsad kokku pandud, aga kas on konkurents liiga tihe, kas on liiga vähe tegelusmaterjali, eks ju, nii et kindlasti julgustan nende katsetega edasi minema. Ja omalt poolt, eks ju, mida me nähtamatutes loomades teeme, et lisaks sellele, et eks ju see juhend koos Põllumajandus- ja Toiduametiga nüüd on värskelt lettidel internetis ja varsti ka teie postkastides, siis nagu Merit mainis ka, et siin on tõesti hästi palju praktilist. Me ei räägi mingit üldfilosoofiat, mis kõik veel, vaid mida teha, eks ju, kuidas proovida veel katseid timmida, uurida, et kuidas teha nii, et neil ägedatel ja tarkadel loomadel oleks parem elu, eks ju. Nii et tellige kindlasti see juhend ka endale paberkujul. See annab veel võimaluse jagada seda ka oma farmi teiste töötajatega. Mida me veel teeme? Lisaks siis koolitusele, mida ma mainisin, kuhu plaanime kindlasti kutsuda ka välismaiseid eksperte, kes siis samamoodi, mis tahes riigi me võtame, kus sabu ei lõigata, kus on samamoodi tuhandete loomadega, suured farmid, eks ju, ja on suudetud tagada süsteem, kus loomade heaolu on tagatud, eks ju, et jagada seda kogemust, siis lisaks tegeleme ka teadlikkuse kasvatamisega tarbijate seas. See tähendab näiteks meediatööd, avalikkuse kaasamiseks, kõrgema heaoluga loomakasvatuse poole liikumiseks ja tihedat koostööd ametkondade, ministeeriumite, ekspertide ja erialaorganisatsioonidega. Suhtleme ka Euroopa Komisjoniga, kus kindlasti on oluline prioriteet sabade lõikamise lõpetamise soodustamine ja mis signaali me sealtpoolt oleme saanud, et see prioriteedina ei ole madalamaks muutumas. Ja kui ma korraks räägin veel avalikust arvamusest, mis andmed meil praegu on, et siis jaanuaris 2023, nüüd värsked andmed, Kantar Emori avaliku arvamuse uuringu järgi 91% vastanutest pooldab sigade elutingimuste parandamist tööstuslikus seakasvatuses ja 82% vastanutest toetab kuni 7-päevaste põrsaste rutiinse sabade lõikamise lõpetamist. Nii et tarbijate poolt kindlasti on valmisolek, eks ju, et õnn ja rõõm oleks ju, kui on teada, et lihalettidel olevad Eestis kasvatatud sealihatooted on valmistatud viisil, kus tööstus näeb vaeva, eks ju, et loomade heaolu oleks kõrgem, et sabade lõikamine oleks levinum. Tarbija kindlasti ootab seda ja meie petitsioonil sigade elutingimuste parandamiseks ja sabade lõikamise lõpetamiseks on ka juba 11 500 toetusallkirja, nii et me näeme, et huvi selle teema vastu on olemas. Aitäh kõigile seakasvatussektori esindajatele, kes täna on siia tulnud kuulama seda üritust, kes vaatavad salvestist järgi ja kui ma veel korra räägin, mõtlen just selle nähtamatute loomade rolli peale, kuidas me saame soodustada ja toetada sigade sabade lõikamise lõpetamist Eestis, siis eile toimus hästi tänuväärne üritus, mis oligi Farminar, kus meile tehti siis veebi vahendusel ekskursioon ühte seakasvatusüksusesse. Nii väga vajalik üritus, nagu õnn ja rõõm ja aplaus korraldajatele ja tänusõnad. Küll aga üks tähelepanek, mida omalt poolt tahaksin välja tuua, et meie roll ongi sekkuda sel hetkel, kui me näeme, et seatööstus esineb väidetega, mis paraku teaduslike uuringute baasil ei vasta tõele.
Et kui seal tuli teemaks sabade lõikamise lõpetamine, siis ekskursiooni läbiviija ütles, et põrsas ei tunnegi seda. Ta ei tunne, kui tal saba lõigatakse. Ja paraku sellele väitele ei ole teaduslikku kinnitust. Saba on seal tema kehaosa närvidega nagu ülejäänud kehaosadki. Ja kahjuks me seda täna väita ei saa, et sabade lõikamine oleks neile siis vastsündinud põrsastele valutu. Nii et kuidas see on, et see on võib-olla see hetk, kus nähtamatud loomad julgemalt nagu vaielda julgeb, ütleme nii, aga muus osas meie eesmärk on ikkagi ulatada abistav käsi ja mõista, mis on praegu puudu, eks ju, et jagada seda praktilist teadmust ja kogemust teistest riikidest, et sigade heaolu Eestis suureneks. Aitäh ja jõudu jaksu nende väljakutsetega. Ja aitäh, Kristiina, et väikene hetk on meil, et paar küsimust küsida. Et ma küsiksin, Kristiina, sinu käest, et mis sa arvad, mis on need sinu meelest kõige olulisemad põhjused, miks üks farmer peaks soovima liikuda eemale sigade sabade lõikamisest? Väga hea küsimus. Miks liikuda eemale, eks ju? Ma olen päris kindel kasvi, et siin on hästi palju praktilist poolt selles osas, et organiseerida siis kuni 7-päevaste põrsaste sabade lõikamine. Kui meil on võimalik see aeg, mis kulub kogu sellele protsessile, suunata hoopis sinna, kus meil on võimalik anda neile rohkem tegevusmaterjali, jälgida rohkem, et loomade heaolu oleks tagatud, et seal ei tekiks liigselt konkurentsi, mis kõik veel, siis me saame suunata rohkem aega loomade heaolu tagamisse, mis ju on paratamatult iga farmeri eesmärk, eks ju. Lisaks, kuidas on, et Eesti seakasvatus on olnud pikalt keerulises seisus ja ma usun, et see konkurentsieelise otsimine, eks ju, mis on olnud laual küsimusena, see, kui seakasvatus organiseerub, võtab oluliseks prioriteediks just selle, et me tahame loomade heaolu kasvatada, me tegeleme sellega, see on meile väga oluline. See annab ka selle maine kasvu kindlasti ja kuvandi, et Eestis on kõrge heaoluga seakasvatus. Nii et need signaalid, mida seatööstus saab omalt poolt välja anda, kindlasti annaksid seakasvatusele ka palju majanduslikke hüvesid, lisaks sellele, et loomade heaolu paraneb, mis on juba väärtus iseenesest. Sest need intelligentsed, targad, tundevõimelised loomad väärivad seda, et me arvestame nende võimekuse, nende valuläve ja nende vajadustega. Aitäh! Ma kutsun nüüd siia maaeluminister Urmas Kruuse. Tere ilusat päeva ka minu poolt, head seminarile osalejad, et võib-olla see märgiline, aga eelmise nädala Tartus ülikooli raamatukogus toimus konverents, mis oli pühendatud siis Eesti seakasvatusele ja ühistusele tegevusele ligi 100 aastat Eestis, aga mida me nendest ettekannetest tegelikult nägime, oli ka ju see, et see seakasvatus ja tema kasvamine oli tegevuseks juba väga palju sajandeid enne seda, kui üldse ühistuline tegevus alguse sai, aga kaks märksõna, mida mulle seal kindlasti meelde jäi. Üks oli seotud siis loomade stressiga ja teine oli just nimelt selle teadliku ühistulise ja koos tegemisega. Nii et ma väga loodan, et see seminar, see juhend, mida Nähtamatud loomad koos Põllumajandus-Toiduametiga ja Euroopa Komisjoniga on siis täna välja toonud teie ette tutvustamiseks, on teadlik ja lihtne abimees nende eesmärkide saavutamisel. Kui vaadata tausta ühiskondades laiemas mõttes, siis siin slaidi peal on ka tegelikult näha, et selline rutiinne lõikus keelati ära juba 1994. aastal, 1994, mis on tegelikult märk sellest, et meie teadmised selles valdkonnas kindlasti kasvasid ja arusaam loomade heaolust ja nende elust kindlasti on muutuses. Ja see tegelikult väljendub ka minu arvates kogu sellises ühiskonna tuleviku perspektiivis, mis puudutab seda, et elusolendid meie kõrval
vajavad samasugust heaolu, nagu me justkui ühiskondadena püüdleme ja tegelikult endale selles mõttes nagu soovime. Et minu arvates see on vältimatu protsess ja selles kohas minu arvates ongi just mittetulundusühingutel, sellistel ühiskondlikel organisatsioonidel suur roll, kes võivad sektorile, ministeeriumile, ametitele tuua seda tunnetust ja võib-olla natuke tundlikumalt, kui me oma igapäevases elus seda oleme ametis kogenud. Et siin oli juttu ka erinevatest ilmingutest, üks nendest, mida selles loomakasvatuses räägitakse, on ju kannibalism, eks ju, mõned märksõnad, mis võivad seda tegelikult tingida. Ega siin väga palju nagu selliseid mõnes mõttes uut ei ole, mida me oma igapäeva tavalises elus ei püüdle. See on seesama teema, et me mõnes mõttes soovime suuremat korterit, siis kui ventilatsioon on puudulik, siis meie tervis halveneb tegelikult, me teame seda, et õhk ei ole normaalne, terviseprobleemid ja tõepoolest, nii nagu head eelnevad ettekandjad märkisid, siis sigade Aafrika katke Eestis ja selle karantiinist ja nendest nõuetest tulevad täiendavad tegevused on tõepoolest seda sektorit väga korralikult ikkagi mõjutanud. Kui mõelda nende erinevate väljakutsete peale, siis jah, tõepoolest, et siin keegi eelmisel nädalal konverentsil viskas ka sellist võllanalja, ütles, et mis väljakutseid veel võiks siis seakasvatus saada läbi selle, mis juba tegelikult on olnud, aga lähtuvalt sellest, et me tegelikult soovime ka pakkuda siis kvaliteetset liha ja kvaliteetset toodangut, siis kindlasti kogu selline heaolu spekter selles kasvatuses on oluline ja minu arvates meil on võimalus tulevikus ka seda rohkem ära kasutada siis müügiargumendina tarbija jaoks, sest uuringud tõepoolest näitavad trende ja üks nendest trendidest on see, et soov pöörata rohkem tähelepanu ka loomade heaolule ehk kuidas see loom on kasvanud, kuidas ja millega on teda toidetud, milline on tema keskkonna jalajälg. See on trend, mis kindlasti liigub tõusvas joones. Kindlasti me keegi siin elus ei ole üksi maailma vägevad, ei ole seda ministeeriumi, ei ole seda siis erinevad organisatsioonid, esindusorganisatsioonid, ametid ja loomulikult, mida me võiksime ja peaksime selle peale mõeldes tegema, on see, et kõik võimalikud tulevikuinvesteeringud, mida me selles sektoris tahame teha, et nad võiksid olla pikamaajalise jätkusuutlikkusega juba vaatega ette ja võib-olla isegi mõned investeeringud, mida sektori sees kavandatakse, võivad olla mitu sammu ees võib-olla sellisest tänasest objektiivsest situatsioonist ja selle tõttu ma pean ääretult vajalikuks just selliste diskussioonide korraldamist, nagu meil täna näiteks siin on ja see kindlasti tekitab ka võimalust diskussiooni jätkata, et mina omalt poolt tahan tänada kõiki asjaolusalisi, tahan soovida seakasvatajatele tugevat konkurentsivõimet, teiselt poolt heaolu kasvu ja loomulikult seda, et meie tarbija lõpuks rahule jääb. Aitäh teile! Suur tänu, härra Urmas Kruuse. Et üks küsimus veel, mida tahtsin küsida, et kas Maaeluministeeriumil on olnud ka mõttes, et teha mingi motivatsioonipakett, mis võiks kuidagi motiveerida siis seakasvatajaid sabade lõikamisest edasi liikuda? Selles mõttes kindlasti on, et kuigi me teame seda, et me kasutame praegu ka Euroopa teatud vahendid sigade heaolu siis tõstmiseks ja selle tõttu võib saada ka teatud täiendavad boonused, siis ma arvan seda, et see palett, mis tulevikus tuleb, kindlasti ka selles osas muutub ja võib-olla aktsent mõne tegevusele läheb suuremaks, kui ta täna on olnud ja see on koos kasvamise lugu, nii et kindlasti on. Väga tore. Aitäh! Jah, aitäh! Suur tänu ja nüüd palun siia ette Põllumajanduse Toiduameti peaspetsialisti Helen Brommiku. Tere kõikidele minu poolt ka, et olen siis Helen Brommik ja töötan Põllumajanduse Toiduametis loomade heaolu ja tervise osakonnas. Et nagu ka minister juba rääkis, siis sigade heaolu ei ole selline uus teema ei Eestis ega ka Euroopa Liidus, et Euroopa Liidus juba
juba esimene laiem sigade heaolu käsitlev direktiiv võeti vastu 1991. aastal ja selles direktiivis toodi välja ka liikmesriikidele kohustus hiljemalt 1994. aasta lõpuks lõpetada sigade sabade rutiinne lõikamine. Selleks direktiivis toodi välja ka see, et kuigi rutiinne lõikamine on keelatud, siis on see lubatud juhul, kui karjas nähakse, et sigade sabade närimine jätkub ja ükski ennetav meede ei ole andnud mitte ühtegi tulemust. Ja lisaks pandi juurde ka nõue, et loomapidajal on kohustus dokumenteerida kõik meetmed, mida ta rakendab sigade sabade närimise vältimiseks ning ka nõue, et juhul, kui on vaja sigade sabu lõigata, siis see on tegelikult veterinaararsti otsus, et mitte loomapidaja enda otsus. Ja kuigi see lõikamine on keelatud 1994. aastast alates, siis hiljutine uuring näitab seda, et enamikes Euroopa Liidu riikides siiski toimub sigade sabade rutiinne lõikamine ja väga vähesed riigid on jõudnud sinnamaale, et see sigade sabade rutiinne lõikamine on seadusega keelatud. Et üks edulugu ei ole üldsegi meist kaugel, et meie põhjanaaber Soome on olnud nii edukas, et nendel on sigade sabade lõikamine täiesti keelatud juba alates 2003. aastast. Et kui vaadata, et missugust hulka loomi see teema puudutab, siis on slaidil näha kõige värskemad andmed PRIA koduleheküljelt, et veebruarikuu lõpu seisuga on Eestis ligikaudu 275 000 siga, keda peetakse siis 16 tegevuskohas. Kõige rohkem sigu kasvab meil Viljandimaal, aga arvuliselt kõige rohkem seafarme on meil hoopiski Lääne-Virumaal. Ja mida siis Eesti siiamaani teinud on antud teemaga tegelemisel, et kuigi sigade sabade lõikamine on veterinaarse menetlusena lubatud, siis kuna on selgunud ja me kõik saame aru, et tegemist on siiski probleemiga, kui seafarmis toimub sigade sabade närimine, siis 2020. aastal lisati sigade heaolu nõuete määrusele mõned sätted juurde. Juurde lisandus siis nõuet, et sabade lõikamine ei saa olla rutiinne. Kui sigade sabade lõikamine on lubatud juhul, kui karjas on tõendatud, et toimub sigade sabade närimine ning ükski meede, mida loomapidaja on rakendanud, ei ole andnud tulemust. Ja nagu ka direktiiv ütles, siis on ka meie seadusesse lisatud juurde nõue, et loomapidajal peab olema dokumenteeritud tõestus, mida ta on siiamaani ette võtnud, et sead ei näriks üksteise sabasid. Ja tal peab olema ka veterinaararsti otsus, et jah, et antud farmis ainukeseks lahenduseks ongi sigade sabade lõikamine. Oleme siis järelevalve käigus selgitanud loomapidajatele probleemi, üritanud pakkuda neile erinevaid lahendusi. Oleme ka koolitanud oma enda järelevalveametnikke, et kuidas siis viia läbi sigade heaolu puudutavaid kontrolle. Euroopa Komisjon kohustas kõiki liikmesriike 2018 esitama Euroopa Komisjonile tegevuskava, et kuidas siis riik kavatseb sigade sabade närimise, lõikamise probleemiga tegeleda, sellega Eesti esitas ja Euroopa Komisjoni eksperdid vaatasid selle üle, tegid mõned kommentaarid, küsisid mõned küsimused ja täiendatud kava läks Eesti poolt teele siis 2021. aasta lõpul. Ja kuna tegemist ongi väga keerulise kompleksse probleemiga, siis Maaeluministeerium küsis ka meie enda ekspertide käest natukene nõu ja selle alusel siis koostati 2020 ekspertarvamus. Ja selles ekspertarvamuses siis toodi välja, et Eestis ei ole tehtud mitte ühtegi teaduslikku uuringut sigade sabade närimise põhjuste või siis ka võimalike kõrvaldamise meetodite kohta, aga tuginedes siis enda eksperdi kogemustele, reastasid nad siis 5 võimalikku sigade sabade närimise põhjust Eestis. Nad panid need põhjused ka pingeritta, et neid on siis kokku 5 peamist, et kõige suurem ja olulisem on siis see, et sigu peetakse sulus liiga palju, üle siis kehtestatud normide. Sigu peetakse ilma allapanuta, neile pakkuda tegelusmaterjale. Kui
seapidamisulus on liiga palju sigu, siis ilmselgelt on seal liiga väike ka söötmisala, ei ole ka piisavalt palju jootureid, mis tekitab sigadel stressi. Kuna Eestis on ka päris palju vanemaid seafarme, tegemist on siis ka näiteks nõukogudeaegsest päritolu farmidega, siis neil ei ole päris tihti ka piisavalt hea ventilatsioon. Ja 5. põhjusena tuuakse välja ka see, et ka seakarja tervis mängib päris olulist rolli sigade heaolu ja stressi tekkimisel, et näiteks Eestis on hästi palju sigadel jalgade probleemi ja hingamisteede probleeme, et need on siis kõik seotud ka stressi tekkimisega, mis siis omakorda viib sigade sabade närimiseni. Ja Eestis on siis sigade heaolu kontrollitud juba päris mitmeid aastakümneid, et me ei ole seda teemat unarusse jätnud, aga siiamaani sellised sigade sabadele otseselt suunatud kontrolle meil tehtud ei ole. Ja kui vaadata, et mida siis 2022 tuvastati või missugused meie kontrolli tulemused olid, siis kokku tehti 84 sigade heaolu hõlmavat kontrolli. Ja leiti ka mõned mittevastavused, neid ei olnud palju. Ja mida siis heideti loomapidajatele ette, et oligi see kõige peamisem probleem, mis toodi ka välja Maaülikooli ekspertarvamuses, et sigu peeti liiga väiksel alal, oli ka tegemist sulgudega, kus koos peeti suuri ja terveid sigu ning väikseid ja kängunud sigu. Ja täheldati ka, et mõnikord oli seapidamisruumis liiga madal temperatuur, mis jällegi tekitab stressi. Neil puudus allapanu, sõnik oli ka koristamata ning sead olid väga määrdunud. Et nendel juhtudel siis loomapidajale tehti ettekirjutuse hoiatus, aga kuna loomapidajad tegelikult olid väga hoolivad, nad võtsid selle ettekirjutuse hoiatusest toodud märkused arvesse ja kõrvaldasid puudused, et otsust ettekirjutust me õnneks tegema ei pidanud, et loomapidajad said õnneks aru, et neil on probleem ja nad olid valmis selle probleemiga väga kiirelt ja operatiivselt lahenema. Ja nagu mainisin, otseselt sigade sabade lõikamise puudutamiskontrolle meil 2022 läbi ei viidud, aga päris mitmel kontrollil lisati mõned täiendavad märkused, et toodi välja ka, et mõnda farmi juba tulevad lõigatud sabadega sead, et nendel on tegemist ilmselt kontraktorfarmidega, kus siis antud farmis kasvatatakse juba siis kas siis nuumikuid või siis võrdepõrsaid. Toodi välja ka missuguseid tegelusmaterjale Eestis kasutatakse, et näiteks rippketti, stressipalli, tuhablokki, plastkanistrit, mõned lõikavad ka PVC-st erineva kui ka silindreid, kasutatakse ka paberit, paberkotte, kõiki sellised tegelikult väga odavaid ja käepäraseid vahendeid, et ei ole tarvis mingit jalgratast või mingit tehnilisi süsteemi leiutada, et need tegelikult on ju enamikes kodudes ja seapidamiskohtades täiesti olevas. Ja märgite ära ka, et missuguseid allapanu kasutatakse, et näiteks põhku, heina ja saepõru. Ja mida me siis nagu edasi teeme, et kuigi nagu ma mainisin, siis me siiamaani ei ole seda teemat väga fookuses hoidnud, siis käesoleval aastal oleme selle tugevdatud järelevalve alla võtnud ja Euroopa Liidus liidu mõistes on seapidamissüsteemid hästi erinevad, rakendatakse ka erinevad meetmeid, et need kõik ei pruugi Eestis täpselt sama edukad olla. Aga meil puuduvad andmed, mida meil Eestis tehakse, kui palju me tegelikult üldse lõigatakse, et mis need meie päris põhjused on ja kas meil on ka mõni edulugu, et kus me nagu saaksime teada, et missugused rakendatavatest meetmetest juba toiminud on, et saaksime sealt juba natukene edasi selle teemaga minna. Et siis märtsi lõpus koostas Põllumajandus- ja Toiduamet täiendava juhendi sigade heaolu kontrollide läbiviimiseks. Et eesmärk ongi siis koguda kokku andmed sigade heaolu just Eestis mõjutavate asjaolude kohta ja missugused need põhjused on ja mida siis loomapidaja teinud on. Eks põhimõtteliselt tegelikult kontrolli mõistes me ei kontrolli mitte midagi uut, et need nõuded, mida kontrollitakse, on tegelikult juba päris pikalt meie seadusandluses sees olnud. Aga et nüüd me siis natuke rohkem keskendume just nende sabade teemadele. Ja eesmärk on siis kontrollida kõiki seapidamiskohti vähemalt üks kord aastas ja kokkuvõtte siis kontrollida hästi olukorda kaardistamine ja meie järeldused valmiksid siis
järgmise aasta esimese kvartali jooksus, kui me oleme jõudnud kõik andmed üle vaadata. Ja mida me siis kontrollime, et kontrollime just täpselt seda, mida ekspertarvamuses välja toodi, et mis need 5 kõige peamist võimalikku sigadel stressi ja siis kannibalismi põhjustavat tegurit võiksid olla. Et missugune on mikrokliima farmis, missugune on niiskustemperatuur, kas ja kuidas loomapidaja seda kontrollib ja kuidas siis tagab, et need nõuded on mitte nõuded, vaid et siis olukord farmis vastab nõuetele. Vaatame ka, missugune on sulu suurus, missugune on loomade arv sulus, vaatame, kuidas toimub söötmine ja jootmine, et kas on kõikidel sigadel võimalus süüa ja juua vastavalt nende vajadustele, et missugused tegelusmaterjali kasutatakse, et kas see tegelikult ka toimib, et kui farmi kontrollima minnes, et kui sa sinna sisened, et kas sa näed, et sealt tegelevad nende kummikute või paberkottidega või siis need on nende jaoks nii igavaks muutunud, et nende olemasolu tegelikult nagu ei muuda midagi, et samasti võiks neid ka sinna mitte panna. Et just see, et mitte teha linnukest, et jah, on olemas materjal, vaid et kas see tegelikult ka nagu farmis leiab kasutust, et äkki on tarvis midagi muuta või uuendada sagedamini. Ja kogume andmeid ka selle kohta, et kas farmis lõigatakse sabasid ja missugused meetmed siis farmer on rakendanud sigade heaolu tagamiseks ja kas tal on ikkagi olemas veterinaararsti poolt välja antud otsused, et jah, et siin farmis on kõik tehtud, mis vähegi võimalik, mitte miski ei toimi ja ainukese lahendusena ongi siis jäänud siis see sigade sabade lõikamine. Ja tegelikult loomapidajal ongi siis alles kaks varianti, 2 valikut, et kas tegeleda siis põhjusega, mis annab siis pikaajalisem kasu ja tulemuseks on siis õnnelikumad ja stressivabamad sead, või siis minna seda lihtsamat teed pidi, et lõigata lihtsalt sabad ära, mis tegelikult oma olemasolult on tulekahju kustutamine, mitte põhjuse tegelemisega. Ja tulemuseks on siis jätkuvalt kurvad sead, ja tunduvalt kehvem toodang. Et see on niisugune ajutine ja tegelikult tulevikku mitte viiv lahendus. Ja kui siis loomapidajale tundub, et see sigade sabade teema, et sellega tegelemine, see viib mulle ainult lihtsalt raha välja, et mingit muud kasu ta sellest ei saa, et see on täiesti vale mõtlemine. Et mida õnnelikumad ja tervemad on sead, seda suurem on tegelikult toodang, seda suurem on toodang juurdekasv. Kui sa ei pea panustama ravimisse, sa ei pea kutsuma veterinaari, sest väiksemad on tegelikult ka kulud tootmisele. Ja mida väiksem on ravimite kasutamine, seda puhtama kvaliteetsem on toodang, seda vähem peab kasutama ka näiteks antibiootikume ja sellega annate ka samamoodi panus antibiootikumide resistentsuse vähendamisele. Ja tegelikult meie tarbijad on viimastel aastatel palju teadlikumad, nad on palju hoolivamad ja hoolivamad mitte ainult lemmikloomade suhtes, vaid ka just põllumajandusloomade suhtes ja nende heaolu läheb neile tunduvalt rohkem korda. Ja nagu ka varem mainiti, siis tarbijad on valmis maksma õnnelikemate sigadest saadud toodangute eest ja tegelikult on see ka see aspekt, et miks võiks just eelistada eestimaist, et just sellepärast ongi hea eelistada eestimaist, et meie sead on õnnelikumad kui mõnes teises riigis. Ja see on minu meelest päris hea selline argument, et kuidas just kasvatada enda mainet ja kuidas ka tõsta Eesti sealiha mainet ja seafarmide mainet. Aitäh! Aitäh, Helen, väga sisuka ettekande eest. Et küsiks hea meelega paar küsimust ka. Et esiteks sa mainisid, et kontrollkäikude käigus olete tuvastanud, et teinekord pannakse liiga palju sigu ühte sulgu kokku. Kas oskad ka arvata, miks see võib niimoodi olla Eestis, et seda tehakse? See võib ühest küljest olla see, et tahetakse saada võimalikku suured toodangud võimalikult lühikese aja jooksul. Või ka näiteks see, et seapidamissulg või siis see ruum ei vasta täiskasvanud sea nõuetele, et siis see pannes ta küll vastab sellele ruumi nõudele, aga kui sa vahepeal siga kasvab suuremaks, siis mingist hetkest lihtsalt nad ei mahu sinna nii hästi ära, aga et sa ei viitsi neid ka välja viia, et ma niikuinii viin nad varsti tapale, et milles see mõte nagu on, et lihtsam on nad jättagi sinna ja lastegi neil seal kitsas sulus edasi kasvada. Aitäh. Ja teine küsimus oli seotud sellega, et sa ütlesid, et 22
2020. aastal muudeti sigade pidamise määrust seoses heaoluga, et tahtsin küsida, kas teie Põllumajandus- ja Toiduametis olete ka märganud, et see on kaasa aidanud sigade heaolu tõstmisele, need muudatused, mis siis vastu võeti? Ma ütleks küll, et kui vaadata kontrollakte või siis võrrelda neid, et kui palju meil neid mittevastavusi või siis nõude rikkumisi on, et neid on jäänud vähemaks, et ühest küljest jah, et ma tahaks tegelikult loota, et see ei ole lihtsalt sellepärast, et me nõuame rohkem, vaid seda, et loomapidajad on saanud teadlikumaks, nad on saanud aru, et sigade heaolu parandamist tasub panustada, et see annab ka pikemas perspektiivis tulemust. Et see ei ole lihtsalt nagu nõudena, vaid nad ka saavad aru, miks seda on vaja teha. Ja väga tore kuulda, et teil on uus juhend ja tuleb palju andmeid, mille järgi siis hakata veelgi strateegilisemalt ja teadlikumalt edasi tegutseda. Aitäh sulle! Aitäh! Nii, ja järgmisena paluksin siia Eesti Maaülikooli teaduri Ragnar Lemingu. Nii, aitäh! Jah, et ma nüüd, olles vaadanud ja kuulanud kõiki neid eelnevaid ettekandeid, mõtlen, et äkki see minu teema, need korraldajad palusid mul teha sellise välk ettekande sigade käitumise kohta, et see võib-olla oleks natukene sobinud sinna ettepoole, aga see selleks. Jah, et mina siis Maaülikoolist ja ma mõtlesin seda ettekannet või sellele ettekandele ja siis ma mõtlesin, et ma kasutan täpselt samasuguseid slaide, et need järgnevad slaidid on mul juba koostatud aastal 2006 ja esmaettekandele tulid nad just ühele seakasvatajatele mõeldud konverentsil, mis toimus Pärnus, äkki keegi isegi mäletab. Mulle meeldib seda pilti näidata siin selle slaidi peal, see pilt on tehtud Eestis, ka juba kuskil 20 aastat tagasi ühes maheseakasvatusettevõttes. Mulle meeldib seda pilti näidata siis, kui ma pean midagi enda kohta ütlema. Ehk siis selle foto peal on kujutatud kõik, kes ma olen ja need valdkonnad, millega ma tegelen. Ehk ka mina olen sea-aastal sündinud. Et olengi siga, fotol oleva sea kõrvad on ilusamad kui minul, aga siiski. Et minu valdkond on rohkem seotud nagu sigade söötmisega, et söötmisteema, et siin on ka näha, et see siga sööb, küll mitte sellist traditsioonilist seasööt, aga siiski. Ja seakasvatuse õppejõud olen ma ka ja need heaolu ja käitumise teemad on olnud ka läbi aegade olnud minuga seotud, et siis sissejuhatuseks. Nüüd, jah, ma tudengitel olen ka tegelikult seda, iga seakasvatus ainekursus algab tegelikult nende samade slaididega ja kui nüüd auditooriumis on mõned tudengid või peaksid olema mõned tudengid, siis nad võivad rahulikult võileiba minna tegema, et see on ka tuttav teema nende jaoks, kuigi ma pühendan sellele natukene rohkem aega kui 10 minutit. Aga siin ma olen alguseks välja toodud need meedia erinevad kampaaniad, et kuidas siis need siga on siis nagu käsitletud ja näidatud, et kuidas see avalik arvamus sellesse suhtub, et siin on ka tehtud tegelikult foto reaalsest kampaaniast, sellest on ka tükk aega möödas, kui 2006 aastat ma tegin selle ettekande, et siis üks näide sellest, et pressinõukogu siis kutsus üles, kõik te olete kindlasti kuulnud, et ajakirjanik teeb intervjuu ja järgmine päev on siis moondatud sinu sõnu ja sind on kuidagi või sinu mainet on kahjustatud läbi selle, ehk siis sinust on tehtud nagu siga, nagu siin selle foto peal näidatud on. Neid näiteid on tegelikult päris palju, et käitumise kohta ja võrreldud siis seda käitumist sigadega. Siis järgmine valdkond on küll keskkonna saastamine, võib-olla mitte nii palju, aga neid kampaaniaid on siin ka, mida ma ka ei hakka pikemalt tutvustama, aga näiteks räägime eesti keeles, räägime ka saksa keeles, et vahet ei ole tegelikult, mis keeles me räägime või kust me tuleme, mis riigis, et seda siga on kasutatud. Saksa keele näide on siin antud juhul niimoodi, et saksa keeles on selline väljend nagu Umweltschwein ehk siis keskkonnasiga. Mercedest kunagi nagu sõimati Umweltschweiniks, nad olid võimsad mootorid ja saastasid potentsiaalselt rohkem keskkonda. See on nüüd üks viimastest, et me Eestis oleme uhked, et meil on siin e-riik ja internet levib tegelikult igal pool ja kõikjal. Et siis üks kampaania siin
tõi välja, et me elame väga palju sotsiaalmeedias ja kirjutame seal hästi toredaid sõnumeid üksteise kohta ja siis see kampaania siis kutsus üles mitte sigatsema. Ehk siis tegelikult levib ka internet sigalates ja need, kes halbu kommentaare kirjutavad, ongi sigalad. Ja te võite jätkata. Ma olen alati ka küsinud, et kas kellelgi tuleb meelde mõni positiivne seos sigadega. Et väga sageli ei tule. Keegi ütles vist, et tunneb ennast nagu sigarukkis ja siis mul tuli meelde üks viimane ajakirjanik kirjutas jälle, kuidas see pealkiri oli, see oli nutisigarukkis, ehk siis sellega viidati nendele inimestele, kes käivad siis tootjate viljapõldudes ennast neid selfie-pilte tegemas, ehk siis jälle kuidagi nagu halvustavalt, et nutisead rukkis. Et miks ma seda tegelikult räägin, on see, et meedial on tegelikult päris suur nagu roll meie arvamuse kujundamisel ja see maine nagu, või see suhtumine sigadesse tundub ka võib-olla siis sealt kaudu nagu selline halvustav. Et ega tegelikult sead ei käi internetis ja ei saa neid sõnumeid nagu nende kohta. Nüüd mõned slaidid selle kohta, kuidas siis sead tegelikult käituvad, et need on nagu seal müüdid, et valdavalt on ikkagi inimene süüdi sellistes käitumistes. Et siin on juba tegelikult väga palju mainitud, sead on targad loomad, jah, nad on intelligentsed loomad ja siin mul on meeldinud välja tuua see intelligentsuse pingerida. Ma ei tea, kes selle koostanud on, neid allikaid on olnud mitmeid, et siin selle kohaselt on siis inimesed esimesel kohal, siis primaadid ehk šimpansid, siis delfiinid ja 4. kohal on siis sead. Mõni pingerida paneb elevandid ka sinna kuskile vahele, et kas 4. või 5. või kõik need loomad, kes me arvame, et on intelligentsed, nagu näiteks koerad või hobused, jäävad kuskile sinna tahapoole. Et ma ütlen ka või olen öelnud ka väga sageli, et minule ei meeldi selliseid pingeridasid tekitada, isegi siis, kui ma oskaksin. Et kuidas ikkagi tead, missugune loomaliik on intelligentsem kui teine, et inimesed seal eesotsas, sinna võib ka väga sageli küsimärgi järgi kirjutada. Et siin on mõned näited sellest, kuidas siis on proovitud selgeks teha. Siin jänkide juures tehtud katse, et mängivad siin mingisugust arvutimängu ja vaadatakse siis, kui kiiresti nad lahendatud saavad ja kui keerukaid ülesanded. Ja siin võrreldi siis seda siga šimpansitega, üks Jack Russelli koer oli ka. Selle kohta on ka video olemas kuskil. Et siis see siga sai nende ülesannete lahendamisega tunduvalt paremini hakkama kui enamik šimpanseid ja ma ei ütle, kuidas käitus Jack Russelli koer. On väga sotsiaalsed loomad, et seda on ka mainitud mitmel puhul ja me teame ka seda väga hästi, et need, kes sigade käitumisega tegelevad või uurivad, on üldiselt leidnud, et oma naturaalses keskkonnas nad väga palju kulutavad aega, siis ligikaudu 70% ajast, kulutavad siis aega tuhnimisele, üksteisega suhtlemisele, oraalsele, sotsiaalsele käitumisele, suhtlemisele, et päris palju päevast kulub selle peale. Ja muidugi nad rändavad ringi toiduotsingutel. Mul on meeldinud öelda, et nad tegelevad tegelikult korilusega päevad läbi, ehk siis tegevust on neil väga palju ja see on võib-olla see puudujääk, mida me ei ole suutelised siis nagu tootmistingimustes tagada, et aga me peaksime nagu mõtlema selle peale, et tegemist on korilastega, et nad võiksid nagu vaeva näha võib-olla rohkem. See pilt on ka tehtud seal samas talus peale suurt lumesadu, et me teame, et sigadel on väga hea haistmismeel, et ei ole mingisugust probleemi üles leida, kas ööd paksu lume alt, isegi siis, kui see küna oleks paigaldatud kuskile mujale. Et mõned allikad väidavad, et sigade haistmismeel on arenenud paremini kuskil 400 korda, aga ühes BBC filmis uurijad ütlevad, et see on koguni 2000 korda, kui parem kui sul või mul. Et ma olen ka öelnud, et mina ei tahaks sellise kärsaga siin maailmas elada, et siis ma oleksin suuteline vist aru saama, kas teisel pool ekraani seal auditooriumis on kellelgi hambad pestud või mitte. Et väga hea haistmismeel. Edasi, jah, on väga sotsiaalsed loomad ja seda lugu mulle on ka meeldinud nagu rääkida, et kui me vaatame metssigu, et tegelikult need grupid koosnevad ju emistest ja oma järglaskonnast ja selle järglaskonna hulgas on ka tegelikult emased loomad. Ehk siis kui kuldid saavutavad suguküpsuse, siis nad pekstakse karjast minema.
ehk siis tegemist on naiste ühiskonnaga. Sellepärast ma siis kasutan seda väljendit, matriarhaat, ja ma tulen siis selle juurde tagasi, et see väljend, mida siis öeldakse, et kõik mehed on sead, et siis see hästi ei käi nagu kokku. Et tegemist on naiste ühiskonnaga. Jah, et territoorium, et siin on pinnast räägitud, et ruutmeetritest, et mitu ruutmeetrit on. Mina siin näitan, et 10-20 ruutkilomeetrit peaks olema. Muidugi ei taha ma öelda, et igas laudas peaks olema sigadel 10-20 ruutkilomeetrit, aga see näitab seda, kui suurel territooriumil nad liiguvad, tegelevad selle korilusega, et ei ole laisad nagu sead, et on väga liikuvad loomad, väga aktiivsed loomad. Ja nad üldiselt hoiavad oma territooriumi, kui just jahimehed neid ei käi taga ajamas. No siin ma ei peatu võib-olla pikemalt, et jooksuaeg jah, tavaliselt novembrist, et ma ei peatan küll, et siin on see, et jooksuaeg novembrist detsembris, et siis on see aeg, kus kuldid tulevad karja juurde ja siis on selline verine võitlus selle õiguse nimel, kes siis oma geene edasi saab anda. Ja siis, kui töö on tehtud, siis lähevad metsa tagasi ja oli üks terane tudeng, kes küsis, et et kas me siis võime öelda, et kõik mehed on kuldid, et tulevad siis, kui on vaja lapsi teha ja lähevad siis, kui on neid vaja kasvatada. Et aga see on selline teema, mida ei taha nagu võib-olla väga delikaatne. Jah, et kui siis nüüd jälle me oleme metsas, kui lõpptiine emis jõuab lõpptiinuse faasi, et siis tegelikult see emis eraldub sellest karjast, otsib privaatset kohta ja paika ja hakkab siis pesa ehitama. Ja 30 aastat tagasi või 40 aastat tagasi oli see diskussioon ka üleval, et kas me peaksime siis võimaldama meie koduseale ka pesaehitamismaterjali, et me oleme tegelikult aretanud seda siga ju aastatuhandeid, et tõenäoliselt ei ole tal enam selliseid vajadusi nagu metsseal on, ja siis võttis, äkki oli seda rootslane, kes need ülearetatud kodusead siis pani metsa ja vaatas, kuidas nad käituvad ja leidis, et tegelikult ka see meie kodusiga tahab seda pesa ehitada. Ja niimoodi jõuavad need sellised nüansid, heaolu ja käitumise uuringud ka tegelikult seadusandlusesse, et nüüd on juba pikemat aega Euroopa Liidus see nõue, et emisele tuleb anda pesa ehitamismaterjali, et sealt need niimoodi tulevad. Võõrutusaeg 3-4 kuud, jälle metssead, et meil tootmistingimustes on ta siis 28 päeva Euroopa Liidus ja mahetootmises on ta vist 40 päeva. Ja siin need viimased slaidid, kõik me teame, see on ka ära leierdatud, et sead on puhtust armastavad loomad, kuigi nad näevad mõnikord päris määrdunud välja, et see on tingitud jah sellest, et kui nüüd väljas peetakse, siis loomulikult nad lähevad kuskil ennast jahutama, sest teatavasti nendel puuduvad higinäärmed. Et jällegi inglise keeles on selline väljend nagu sweating like a pig. Tegelikult ei ole see üldse võimalik, anatoomiliselt ei ole see võimalik, et ei saa öelda, et sa higistad nagu siga, lihtsalt ei ole selleks võimelised. Aga siis peab ka mõtlema selle peale, et siis peab olema ka tootmistingimustes selline võimalus, et nad saaksid siis ennast kuidagi jahutada. Ja päikesepõletus, jah, kui neid sigu siis väljas peetakse, et siis tegelikult mina olen ka näinud neid rõõsasid tõugusid päris korraliku päikesepõletusega, et väljas pidamisel tuleb seda kindlasti, jah, sigadele meeldib mudaravi ka, et sellepärast nad sinna mudaauku lähevad. Ja viimane slaid natukene söötmise kohta, ehk siis minu valdkonna kohta, et mina pean ennast ikkagi natukene söötmise spetsialistiks rohkem, et ka siit tulenevalt võib-olla sellised asjad, et kui me mõtleme, kes see siga siis naturaalselt on ju kõigesööja või siis omnivoor, nii nagu mina ja paljud teised. Aga mida siis tavaliselt või traditsiooniliselt nendele söögiks või toiduks antakse, on siis selline segajõusööt, olgu ta siis puistes või ahvatatud või granuleeritud kujul, aga ikkagi jääb ta nagu selles mõttes müsliks, ma olen teda nimetanud müsliks. Et ka siit on tegelikult otsitud seda, et võib-olla on see sööt liiga peeneks jahvatatud, et jälle see mälumise aspekt, et sealt tahaksid ikkagi, et see sööt oleks selline natukene rohkem manipuleeritav, kasutatakse terminit,
et seda tuleks võtta sõna-sõnalt, aga paraku jah, see söödaseadus Euroopa Liidus ei luba ka nagu kõiki söötasid sööta sigadele, et vahest on ka mõeldud või leitud, et sead on ju tegelikult ka, söövad loomseid produkte, näiteks ussa ja mis iganes nad sealt loodusest saavad, et võib-olla on siis see sabade hammustamine osaliselt ka sellest tingitud, et nende söödas puudub loomne proteiin ja meie oma katsed ka tegelikult, mis me siis tegime Eestis vakladega, elusvakladega, näitas ka seda, et tegelikult kadus ära ka sabade hammustamine nendel loomadel, kes siis vaklu said. Et ma ei taha nüüd öelda, et kõik peaksid hakkama kärbsevaklu oma sigadele söötma, aga lihtsalt üks näide, et ka see kõige söömine on oluline sigade puhul. Ja siin ma siis lõpetan, et tänan tähelepanust ja soovin sigalahedat päeva jätku. Aitäh sulle, Ragnar, hästi toreda ja armsa ettekande eest sigade loomuomaste vajaduste kohta. Et küsiksin sellise küsimuse, et mis sa arvad, et kui sead saaksid öelda, mis neil siin Eesti tööstusfarmides on see üks kõige olulisem loomuomane vajadus, mida nad tahaksid rahuldada ja mida nad praegu ei saa, et mis see võiks olla ja mis sa arvad ka, et miks seda nad praegu ei saa rahuldada? See on hea tingimus, et sellele küsimusele vastata, siis ma peaksin kõik farmid läbi käima, aga ma ei ole seda teinud, et kui ma üleüldiselt mõtlen või arvan, siis ma tulen selle sama koriduse juurde tagasi, et nagu tööstuslikes tingimustes või farmi tingimustes võimaldada nagu erinevaid tegelusmaterjale, mis meeldiks nii sigadele, kui oleks turvalised, kui nii selles mõttes ka, et hügieeni mõistes, et siis ma arvan, et võib-olla see. Teine asi on võib-olla ka see, et soovitatakse sigu rohkem nagu jälgida, et võtta aega selleks, mitte lihtsalt nüüd käid ja tegeled nendega, vaid võtadki lihtsalt päevas aega, tund aega, 500 sea kohta, ma ei mäleta, mingid soovitused on ka kuskil, et sa lihtsalt võtad aega ja jälgid ja vaatad, mis nad teevad. Aga see on ka nüüd päris paljud seakasvatajad naeravad selle peale, et neil on niigi tööjõupuudus suur, et võib-olla see ka, nüüd täna on ka muidugi kaamerad päris palju igal pool üleval, aga see ei ole ka jälle see, et kui sa kaamerast, võib-olla need kaks asja. Võib-olla jah, et see jälgimine on just eriti oluline sellisel nagu alguses, kui see süsteem on vaja nii-öelda paika loksutada, et need heaelu vaadata, millest kõige rohkem puudu on ja siis hakata katsetama, et kuidas neid probleeme lahendada. Neid näiteid on tegelikult nii palju, et sul võib olla seal kõik väga ilusasti kuude viisi ja siis järsku väljas on 30 kraadi ja hakkab sabade hammustamine peale. Lihtsalt need tegureid on nii palju, mida järgida ja need on kõik väga erinevates ettevõtetes, mis üks asi, mis toimub minu ettevõttes, ei pruugi toimida teises ettevõttes. Ja, kindlasti see nii on. Aga samas, kui on juba toimiv süsteem ja siis see puhang tekib, siis on sellega kindlasti jällegi lihtsam tegeleda kui siis, kui ei olegi seda kindlat hetke, kui see asjad hästi oleksid. Jah, seda ma olen ka öelnud, et ega see sabade hammustamine ei kao kuskile, et ta võib olla niimoodi, et sa pead tegelikult olema valmis selleks, et ühel hetkel lihtsalt hakata sellega intensiivsemalt või tõsisemalt tegelema, et see valmisolek ja see plaan peab ikkagi olema. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd anname sõna Viini ülikooli doktorandile Kristina Kullile. Kristina liitub meiega video vahendusel. Ja kuulda? Super. Tere päevast siis kõigile. Minu nimi on Kristina Kull. Suur aitäh korraldajatele, nähtamatutele loomadele ja samuti kõigile eelkõnelejatele. Hästi põnevad ettekanded. Üks asi, mis ma mõtlesin veel eelmise ettekande ajal, oli see, et millised positiivsed asju me sigade kohta ütleme. Ja loomulikult üks asi, mis on meil üks ütlus on ju, et hoiame sabad rõngas, ehk siis tänase teemaga läheb see väga hästi ka kokku, et sigade puhul. Aga jah, mina olen siis doktorant Viini Maaülikoolis, Viini Loodusvarade ja Maateaduste Ülikoolis ja töötan siis sigadega
töötan nendega põhiliselt nende nuumaperioodi vältel, aga ka kogu elutsükli vältel. Ja tutvustaksingi enda tööd lähemalt. Nii, mina oma töös uurin seda, kuidas sigade elukeskkond mõjutab sigade heaolu. Ehk siis siin pildil te nüüd näete kuidas minu töökeskkond välja näeb, et ühtedes sulgudes meil elavad sead, kes elavad nii-öelda standardsetes tingimustes, mis on siis see kõige levinum sigade pidamise viis seatootmises. Nendel sigadel on siis rikastuseks üks puutükk selle metallketi otsas ja me võrdleme neid sigadega, kes elavad siis rikastatud sulgudes, et neil, nagu näha, neil on siin põhuala allapanuga, siin on veel saepuru, puuliist ja võimalusel siis on ka värskemat kraami, näiteks puuoksi. Loomulikult need tuleb bioturvalisusega silmas pidada ja erinevaid siis mänguasju. Ja ma loodan, et saan teile nüüd videos ka näidata, et mida need sead siis teevad seal erinevates sulgudes. Et siin me näeme, et siin rikastatud sulus siis sead tuhnivad, uurivad neid mänguasju. Samal ajal kui sead nendes standardsetes sulgudes siinpool, siin see üks siga siis, eks ole, uurib oma sulukaaslast ehk siis nosib siin kõhtu, üsna pea läheb ka võib-olla saba kallale. Ehk siis on näha, et see, kui sigadel puudub võimalus tegevuseks erinevate objektide kaudu, siis nad lähevad üsna pea enda sulukaaslaste kallale. Nagu eelnevalt juba mainitud ka, sead on ülimalt uudishimulikud loomad, et neil on tugev vajadus, et see ei ole isegi soov või tahe, vaid see on tõesti vajadus, käitumisvajadus oma ümbruskonda uudistada. Üks katse sigadega, kus need samad roosad kodusead pandi elama vabapidamise tingimustesse, ehk siis sellistesse tingimustesse, kus elaksid näiteks metssead. Seal oli näha, et need kunagised kodusead, kes elasid seal metsatuka all, nad 75% oma päevast veetsid toitu otsides, tuhnides, rohumaal süües, ehk siis nende jaoks on ülioluline võimalus oma ümbruskonda uudistada, oma kärsaga tuhnida ja selliseid käitumisi teha. Ja need samad vajadused on siis alles meil kõigil kodusigadel, kes meil farmides on. Mis juhtub siis, kui need käitumisvajadused ei ole täidetud? Üks asi on loomulikult sabade ja kõrvade närimine. Siin videos, mis nüüd käib, on näha üks põrsas, kes siis on alustanud sabade närimist, nagu näha, siis see on selline uudistav käitumine. Lisaks sellele see üks põrsas üritab eest ära minna, aga see hammustaja läheb selle saba järgi, sest et saba ots, kui see muutub veriseks, see on eraldi stiimul sigadele. Sigadel on, nagu mainitud, ülihea lõhnataju ja pluss siis ka see, et nad on just olnud võõrutatud ja neil on rauapuudus. Ehk siis kogu see protsess stiimulina on neile ülitugev. Et see mõttes ma ei saa ka süüdistada seda hammustajat siga selles tegevuses. Ja nagu siin pildil näha, sead on väga tugevad uudistajad, et nositakse nii kõrvu, külgi, jalgu, ka saba. Ja nii siis, vaatame, siin on veel üks video, et milline see käitumine on, et ta lihtsalt niisama naksti mööda minnes, eks ole, hammustab seda saba. Ja see sabade närimine kindlasti on mitmetahuline probleem, et seal ei ole ühte põhjust. Kui seal oleks ainult üks põhjus, siis me ei peaks siin rääkima sellel teemal, sest et me saaks juba lahenduse pakkuda. Aga üks põhjustest on muidugi tegelusmaterjalide puudus. Seetõttu siis lõigatakse sabad maha, nagu me oleme juba eelnevalt kuulnud, rutiinne lõikamine Euroopa Liidus on keelatud. Seda tehakse ikkagi, et ennetada siis sabade närimist. Ma siia ei hakanud pilte panema, et milline see
protsess välja näeb, neid võib internetist otsida. Eemaldatakse siis paaripäevastel põrsastel pikk, keskmine või lühike juppsaba. See jupi pikkus võib olla reguleeritud siis erinevates riikides vastavalt soovitustele, aga on ka öeldud, et mida suurem probleem sabade närimisega on, seda pikemaks see jupp, mis maha lõigatakse, läheb. Lõikamise protsess ise on päris kiire, et päevas võib olla isegi tuhandeid sabasid, mis saab ära lõigata. See aga ei tähenda, et see protsess valu ei põhjustaks. Nagu ka juba mainitud, siis see lõikamine ise, sabas on sigadel närvid, see loomulikult põhjustab neile valu. See tehakse tuimestuseta ja valu on ka pärast seda, kui see saba kokku kasvab uuesti. Aga see valu ei ole ainult sellel lõikamise hetkel, vaid oluline on ka see, et tekib pikaajaline saba selle köndi tundlikkus, mis siis tähendab seda, et pärast lõikamist kasvab sinna sabakondile niisugune neuromass, mis on ülimalt tundlik, et kui sinna midagi vastu läheb, siis see põhjustab automaatselt sigadele väga suurt valu. See tähendab, et nad on ka kiiremini lähevad uue hammustaja juurest eemale, kui keegi nende lõigatud sabale vastu läheb. Ehk siis ta hoiab enda taguotsa hammustajatest paremini eemal. Sabade lõikamine ei elimineeri sabade närimist ikkagi, et ka neid sabasid, mis on juba lõigatud, neid näritakse edasi. Ja ehk siis see tähendab seda, et see vajadus midagigi närida sigadel jääb alles. Et see vajadus, kui see jääb täitmata, tekitab frustratsiooni, agressiooni, hakatakse närima siis võib-olla teisi kehaosi, näiteks kõrvu või kõhualust, farmi inventari, ehk siis probleem jääb alles. Mida teha, kui farmis juba sabade närimine tekib, et üks kiire tegevus on kindlasti, et pakkuda sigadele tegevust. Näiteks siin videos, mis ma loodan, et nüüd mängib, on näha, et sigadele pakuti köisi ja on näha, kui suure tugevusega nad neid köisi tahavad sakutada. Need on noored loomad, nad on siin 1,5 kuu vanused. Et siis näiteks köied neile pakkuda, jutekotid on hea võimalus, põhk ja teine võimalus oleks siis eemaldada hammustaja või hammustatud sead sellest seakarjast. Hammustaja, nende sigade eemaldamine ideaalis võiks olla, et eemaldada lihtsalt vahevõradega samasse sulgu, et neil nina kontakt on teiste sigadega alles või siis eraldi haiglasulgu need sead panna ja siis, kui probleem on lahendatud, hammustamise probleem, siis tagasi grupeerida. Ja võimalus on kasutada ka neid kannibalismi vastaseid spreisi või nii-öelda seda jahimeeste tõrva, mis on siis sellised pealmised asjad, mida sabaotstele saab kas spreitada või need sabad siis üle tõmmata. Need töötavad niimoodi, et nad katavad või siis maskeerivad seda verelõhna ja vähendavad võimalust, et sigadel tekib huvi seda sabaotsa hammustada. Neid tuleb aga pidevalt uuesti peale kanda ja siis vähemasti kord päevas ja minu kogemuse põhjal ei ole väga tõhusad. Et neid kindlasti tuleb kasutada, neid näritud sabasid tuleb ravida, aga ennetamine on lihtsam viis. Ja aeg, kuidas see sabade närimine välja juurida, see oleneb farmist, oleneb karja suurusest, oleneb sellest, millal see närimise probleem millal see avastatakse, aga minimaalselt võtab see 2-3 nädalat aega. Ja siin on veel üks video näha nendest põrsastest, kes siis neid sisalköisi siin sakutavad ja saavad lõpuks välja elada enda loomuomast vajadust asju närida. Nii, ja kõige tõhusam ja säästvam on ikkagi sabade närimist ennetada, pakkudes siis sigadele neile sobivaid tegelusmaterjale. Millised on sigadele sobivad tegelusmaterjalid? Siin juba on päris palju neid ka mainitud tänase päeva jooksul.
Põhimõtteliselt ütleksin, et ükskõik mis, et kõik on hea, aga mõned asjad on paremad kui teised. Et siin kõige ülemisel selles ristkülikuse ees on siis kõige paremini sobivad keskkonna rikastamismaterjalid. Näiteks siis võimalusel koresööt, hein, rohi, silo, võimalusel anda siis sigadele põhku. See võib olla siis ka lühikeseks või jäetud pikaks või siis lühikeseks ekseldatud. Ma tean, et põhu pakkumine restorandatega süsteemides kardetakse seda teha, aga siis jah, võiks kaaluda seda põhku panna lihtsalt sellistesse korvidesse, nagu siin pildi peal, ma loodan, et on näha, et siga saab sealt siis seda välja tõmmata ja põhimõtteliselt sinna põrandasüsteemi päeva lõpuks seda põhku ei lähe, sest et see süüakse kõik sigade poolt ära. Ja on isegi näidatud, et peotäis põhku, see on mingi 7 grammi päevas, see vähendab sabade närimist tunduvalt. Siis võib pakkuda ka erinevaid neid pelleteid ehk siis kokku pressitud looduslikku materjali, sellised silindrikujulised asjad. Need võivad olla siis põhust, heinast või muudest materjalidest kokku vajutatud asjad ja need on üsna mugavad ka seatootmisüksuses kasutada, sest et sa saad seinale tõesti ehitada selle pelleti hoidja, eks ole, kus siis iga, ma ei tea, paari päeva tagant saad selle pelleti sinna sisse panna ja siga siis sealt alt saab seda oma kärsaga vastavalt vajadusele välja urgitseda, et tal on tegevust. Üleüldiselt tuhnimismaterjal, võimaluselt seenekompost näiteks turvas ja turvas on, ma tean, et keskkonna suhtes peame silmas pidama, et me ei tohi seda kõigile sigadele anda, sest et see on keskkonna jaoks suure jalajäljega, aga just tahaksin mainida näiteks võõrdepõrsastele. Pärast võõrutust on turva andmine väga hea, sest et üks suurimaid suremuse tekitajaid võõrdepõrsastel, eks ole, on seedimisprobleemid ja kõhulahtisus. Ja praegu, mida me teeme, on siis, nüüd enam tsinkoksiidi ei anna, aga nüüd anname antibiootikume, aga tegelikult turvas saab samamoodi nende seedimist parandada, et võimalusel siis kaaluda jah, võib-olla pärast võõrutamist 5-7 päeva pisut turvast anda põrsastele, et see võib-olla vähendaks ka siis seda võimalust või mitte võimalust, vaid vajadust antibiootikume kasutada sellel ajal. Nii, tagasi siis rikastuste juurde, et on ka sellised mõõdukalt sobivad rikastused, näiteks okaspuu ehk siis pehmem puit, saepuru, puidulaastud, jutekotid, et jutekotid on minu meelest väga hea rikastus sigadele, sest et nad on looduslik materjal, aga nad on ikkagi väga vastupidavad, isegi sigade jaoks, et need saab siis sinna farmi sulu seinte külge näiteks riputada ja sead saavad neid sikutada ja tegevust on neil piisavalt. Visata siis sulgu pappi, pakkepaberit, erinevaid köisi, erinevast materjalist, sisalist, puuvillast, kanepist. Ja siis on rikastused, mis on parem kui mitte midagi, aga need sigade käitumise koha pealt on neile kõige vähem sobivad, et neid soovitusel võimalusel kasutada siis nende eelnevalt nimetatud rikastustega koos. Ehk näiteks siis ripuvad ketid, metallketid, keti küljes ripuvad plastikust need mänguasjad. Et need on sellised asjad, millega sead tegelevad, aga mille vastu neil huvi võib kaduda mõne aja jooksul. Näiteks, et sinna sulgu visata, siis ma ei tea, siin pildi peal on näha see ogadega plastik mänguasi või see võib olla mingi pall, eks ole. Nad tegelevad sellega seal, ma ei tea, tund-poolteist võib-olla ja siis rändab kuskile sinna sulu otsa, et nad ikkagi tegelevad, aga see ei ole nende jaoks nii põnev ega huvipakkuv. Ja põhimõtteliselt see tähendab siis tühja investeeringut, et tasuks ikkagi anda selliseid mänguasju, selliseid tegevusi, mis ka päriselt sigadele huvi pakuksid. Siis ka lehtpuu ja lakukivi on sellised asjad, mis jah, on paremad kui mitte midagi, aga ikkagi võiks eelistada neid eelnevaid mainitud asju. Ehk siis jah, see
Rikastus peab olema sigadele sobivast materjalist. Oluline on siis neid materjale, näiteks põhku või köisi uuendada, neid vahetada. Kui sabade närimine tekib, siis tuleb seda tihedamalt teha. Ja hästi oluline on ka see, et see rikastuse pakkumine saaks farmi igapäevasesse rutiini sisse. Ehk siis minu enda kogemus oli see, et näiteks kui ma olen seal talitanud päev otsa sigade eest ja siis mul on vaja mõelda, et mis ma nüüd nende rikastuses pakun, siis mõnikord ma lihtsalt ei pakkunudki midagi, sest ma olin juba nii väsinud, eks ole, et mul ei ole seda ressurssi enam, et mõelda, et mida nüüd hakata seal ehitama. Aga juhul, kui mul oli näiteks koridoris vahekärus juba need pappkastid ja asjad olemas, siis seda on nii lihtne lihtsalt sulgudesse visata. Et oluline minu jaoks ongi see, et see muutuks farmi igapäevaseks rutiini osaks, et sul on olemas need materjalid, näiteks saepuru kuskil vahekärus, selles vahekoridori kärus, et sa saad lihtsalt neid asju anda. Ja oluline on mainida, et näiteks mina võin siin rääkida nii palju, kui ma tahan, aga kõige olulisemad võtmeisikud on ikkagi farmi juhtkond ning farmi töötajad. Et ainult nemad on need inimesed tegelikult, kellel on see võti ja võimalus neid muutusi päriselt farmidesse teha. Et seetõttu ka suur aitäh, et kui siin seakasvatajad, kes on tänasel päeval siin kuulamas, et see on väga-väga suur austus selle suhtes. Ja tahaksin mainida, et ka farmi personali heaolu on oluline, et me oleme siin rääkinud jätkusuutlikkusest, keskkonnasuhtes, jätkusuutlikkus või heaolu sigade suhtes, need on üliolulised, aga ka töötajate heaolu on oluline. Ehk siis see, kui rahul on töötajad oma tööga, milline on nende motivatsioon, mida nad mõtlevad oma tööst vabal ajal, kas neil on vaba aega, et kuidas teha see farmi pidamine selliseks, et ka sellel välisel ajal oleks hea mõelda sellele tööle, mida farmis teha saab. Ja loomulikult siin tuleb mainida ka seda, mida seakasvatajad ise on välja toonud, et oluline oleks mõtelda ka toote väärindamisele. Ehk siis heaolu tagamine ja kõrge heaoluga sigade kasvatamine on võimalus küsida premium hinda, et seda kindlasti nüüd ka silmas pidada seakasvatajatele, et see toob ka neile boonuseid. Ja sellega tänaksin korraldajaid ja loodan, et sigadel saavad sabad rõngas tulevikus olema. Aitäh, Kristina, väga põhjaliku ja toreda ettekande eest. Et on sulle tulnud ka küsimus Liinalt, et kas oskad soovitada ka mingeid õppevideosid või TikToke, selle kohta, et kuidas neid tegelusmaterjale meisterdada või kuidas neid nagu käepäraste vahenditega valmistada? See on väga hea küsimus. Mul hetkel selliseid õppevideoid ei ole peas, aga ma pean enda varud üle vaatama, et mul mingisuguseid jooniseid ja asju on, et siis võin äkki jagada neid hiljem. See oleks väga teretulnud, aitäh. Ja siis veel selline küsimus, et kas sul on sinu kogemust, niisugust praktilist kogemust olukorrast, kus farmis on tekkinud sabade närimine ja sellele puhangule on saadud piir peale panna ja tuldud välja sellest ja mindud edasi siis selle tervete sabadega, sigadega? Jaa, et see on et osalt ütleksin, et kahjuks mul on selline kogemus olnud, sest et selle sabade närimist ei ole meeldiv vaadata, sest et sa tahaksid neid sigu aidata, aga ma ei oska sigade keelt rääkida, et neile öelda, et ärge tehke. Aga mul on seda ma olen märganud just nendes standardsetes sulgudes, kus siis on väga puudulik rikastus, sabade närimine tekib ja on siis erinevaid viise, et kuidas see kontrolli alla saada. Et siis kõigepealt kindlasti pakkuda alternatiivi tegevusmaterjalidena, näiteks riputada sinna sulgu 3-4 köit erinevatesse kohtadesse, et sigadel on ligipääs sellele ja siis kõiki sabasid siis spreitada
selle lõhnavastase spreiga veritsevaid sabasid siis juba spreitada selle raviva spreiga ja vajadusel siis jah, eraldada hammustajad või hammustatud sead eraldi gruppidesse, et see eraldamine kindlasti tuleb läbi mõelda, sest et mingi hetk tuleb need hammustajad sead siis ka gruppi tagasi panna, et see eraldamisperiood ei saa olla liiga pikk, sest et kui see on liiga pikk, siis võib tekkida uuesti grupeerimisel, eks ole, loomulikult kakluseid ja eraldamisel kindlasti ka silmas pidada seda, et alati tuleb eralda minimaalselt 2 siga, et ühte siga üksi eraldada ei tohi, et nad on ikkagi sotsiaalsed loomad. Ja, aga jah, et selliseid asju on, närimist saab kontrolli alla, loomulikult saab, aga et võimalusel ikkagi ennetada juba pakkudes tegelusmaterjali varasemalt. Suur aitäh sulle. Ma palun veel Kristiina Meringu, kes teeb väikese kokkuvõtte tänasest päevast. No nii, head kuulajad, head osalejad, head esinejad, meie aeg hakkab vaikselt täis saama ja oleme tänase ürituse raames seakasvatuse ja sigade heaolu teemat puudutanud päris erinevate nurkade pealt. Oleme rääkinud just suur tänu Kristina Kullile hästi hea sissevaate eest praktilisse poolde, kuidas siis juba eos sulu ülesehitus näiteks tagada nii, et sigadel vähem tekiks üldse see tung või instinkt sabu närida, eks ju, et mida ka Kristina rõhutas, et on vaja tegelusmaterjali pakkuda ja arvestada sigade olemusliku vajadusega ja nende suure intellektuaalse huviga tuhnida, tegeleda ja niimoodi on võimalik, eks ju, ka sellelt sabade närimiselt tähelepanu kõrvale juhtida. Oleme veel erinevate nurkade pealt sigade intellektuaalseid võimeid või kognitiivseid võimeid vaadanud, kuidas nad isegi arvutimängudes siin koertele silmad ette teevad sellise lõbusa vahenoodina. Saime natuke teada, mis nähtamatutel loomadel on plaanis ja ka siis ametkondade Põllumajandus- ja Toiduameti ja Maaeluministeeriumi vaatest ja selle teema tähtsusest, et ikkagi Eesti seakasvatuses me liiguks sigade sabade lõikamise lõpetamise poole. Nagu Urmas Kruuse ka ütles, et elusolendite väärtustamine maailmavaatena on teema, mis on kindlasti üha kasvamas ja millel on väga suur tulevikus üha olulisem roll. See, millest me täna räägime, seakasvatuses sigade heaolu tagamine ja põrsaste puhul siis ühe praktika lõpetamine, et asendada praegune väga intensiivne seakasvatus sellise pidamisviisiga, kus Põllumajandus- ja Toiduameti visiidid, mis siis kontrollivad loomade heaolu, ei raporteeriks enam, et liiga palju loomi on sulus koos või et neil puudub liikumisruum ja konkurents on liiga tihe. See, et me hakkame sinna poole liikuma, on hästi vajalik, hästi olemuslik. Me näeme seda nii mitme suuna pealt, nii tarbijaeelistustest, nii Euroopa Liidu toetuste taustsüsteemidest, eks ju, meedia vahendusel. Nii et väga loodan, et tänane üritus, valminud siis juhend põrsaste rutiinse sabade lõikamise lõpetamise toetuseks, aitavad astuda reaalseid samme selle poole, et leevendada vajadust sabu lõigata. Julgustan veel kord kirjutama info@nähtamatudloomad.ee, pane kirja oma farmi aadress, kuhu me saame saata sulle neid juhendeid. Kirjuta, kui palju on sul vaja, paneme teele ja hoiame sabad rüngas. Aitäh kõigile, kes kuulasid, kes esinesid, kes mõtlesid kaasa. Juba kuulsin, et ka selle seminari ajal oleme saanud esimesed tellimused juhendi jaoks, selle üle on hästi hea meel ja julgustan teisigi seda veel tegema. Aitäh kõigile ja sigade heaolu kindlasti on oluline teema, millest üha rohkem räägitakse. Toredat päeva jätku!